Mis siis ikka, härra Annus, rahval on alati õigus. Ma ei uskunud, kui ma kunagi tegin teiega saate Carte Blanche, et teie ennustus, et ükskord te veel Urmas näete, kommunistid tulevad Venemaal võimule. See on nüüd saanud teoks, nii et ma õnnitlen teid teie suurpäeva puhul. Kas te nägisite seda tõesti ette, et see nii ükskord läheb või te lihtsalt tookord bluffisite mulle? Ei, kui ma ausalt öeldes, siis ma tookord ausalt ütlesin, nii nagu ma seda ette kujutasin, ja nad ei ole veel täielikult võimul, nad on teel võimul. Sest see on praegu esimene etapp ju võimul. Sest teatavasti Urmas, te teate sama hästi, et Venemaa presidendil on ju sama palju võimu kui Egiptuse vaaraol, Vene tsaaril ja viimasel LKP keskkomitee peasekretäril Gorbatšovil kokku, nii et see veel riigiduuma on üks etapp sellest võimuvõitluses. Kellele teie, härra Annus, kuigi te olete, eks ole, Moskva ajalehe Pravda, ilmub veel selline ajaleht ja tuleb välja teie jutust, et see käsi käib neil väga hästi, seal mingid Kreeka mafioosod seda sponsoreerivad iga kuu $1 miljon, jah? See on rahapesu lihtsalt, jah? Ei, mitte kuu, vaid kvartalis. Kvartalis $1 miljon dollarit, jah. Tähendab, kellele te oma südames, härra Annus, elate rohkem kaasa? Kas Eesti riigile või suurele Venemaale, kes haub plaane nii-öelda taastada impeerium endiste Nõukogude liidu piires? Urmas, ma korra juba teile vastasin, et ma elan muidu kaasa Eesti riigile ja teen ka seda ja ma kujutan seda nii, nagu ma näen, aga täna juba selle saate alguses oli öeldud, et igal inimesel on oma nägemus, eks ole, ja ma olen teinud südametunnistuse järgi ja ma leian, et ma siiski võib-olla eriti ei ole patustanud. Ma pean ütlema, härra Annus, üldiselt on teada, et ega Eesti rahvale ei meeldi vaadata neid, keda neile vaadata ei meeldi. Nemad kujutavad ikka ette, et tähendab toredad kommunistid, mis sest, et Eesti NSV-s juhtkommunistid tõid meile vabaduse ja üldiselt mulle jääb nende juttudest, endiste tippkommunistide juttudest tihti mulje, et üldiselt EKP keskkomitee oligi tegelikult üks vabadusvõitluse keskus. Nii nagu lõppes pleenum või büroo istung, nii kõik Indrek Toome kabinetti kogunesid, võib-olla Ristlaan mitte, kes jäi Vainoga, aga ülejäänud kõik hakkasid mõtlema, kuidas küll Eesti saaks vabaks ja kuidas küll need neetud kommunistid võimult kukutada. Tähendab, see on selline ilus müüt, mida üldiselt usub kahetsusväärselt suur osa rahvast. Sellepärast ma pean ütlema, et mulle isiklikult on teie maailma nägemine sümpaatne just nimelt selles mõttes, et te olete alati uskunud seda, mida te usute ka täna. Aga Urmas, rahvas ju usub müüte ja kui ta neid tahab uskuda, no ta usub siis neid müüte, aga ega see ikka nii vist ei olnud. Kuidas teie, härra Annus, suhtute nendesse oma partei genossedesse, kes viimase hetkeni, nii-öelda viimases EKP koosseisus olid veel kõrgetel kohtadel näiteks ideoloogia sekretär ja nüüd võitlevad nii-öelda vihaselt kommunistide vastu iseseisva Eesti eest. See on veidi naeruväärne lugu, eks ole? Ma olen teiega täitsa nõus sellepärast, et ei saa ju kõike naeruvääristada ja kui sa tegid seda, ma tean, keda te mõtlete selle inimese all ja ma olen temaga kõrvuti töötanud aastaid. Ja kui ta tegi täies usus seda ja nüüd äkki püüda näidata selles teises valgus. Minu meelest see ise näitab ju selle inimese loomust. Tulevad kolmandad jõud, ta on jälle vee peal. Kuidagi jah, imetlusväärselt lihtne ja samas niisugust kohutavat tülgastust ja põlgust tekitav. Härra Annus, ma tahaksin teha meie jutus väikese pausi ja pakkuda teile vaatamiseks ühe katkendi. Nimelt meil väga paljud inimesed, kes palgaliselt valutavad südant Eesti kultuuri eest ja televisiooni arengu eest sealhulgas, kurdavad, et kõik on kohutavalt kommertsialiseerunud ja ei ole enam neid vanu toredaid kultuurisaateid, mis olid vanasti ja ma ei tea, millal nad küll olid ja kus kohas ja kes neid tegi. Et ei ole reedeseid teatriõhtuid, mida rahvas vaatas. Täna me taastame, head vaatajad, selle traditsiooni ja näitame teile paremaid palasid neile, kes ilma reedese teatriõhtuta elada ei suuda. Täna me saame näidata teile küll ainult väikeseid katkendeid, kuid lubame, et alates uuest aastast need teatriõhtud taastuvad ja te näete neid tükke 2 korda nädalas, nii hommikul kui ka õhtul täies pikkuses. Olge head, härra Annus, see on väike tervitus teile möödunud aegadest. Aitäh!
Tuleb välja, et ma oleksin pidanud seda jutuajamist juba varem alustama. Nähtavasti juba siis, kui panin su lauale Tšernyševski, Dobroljubovi ja Pissarevi teosed ja sa söösid ahnelt nende kallale. Aga mina mõtlesin, et ei, veel on vara. Veel pole õige aeg. Aga siis tuli 81. aasta. Kui sa said teada tsaari traagilisest hukkust, ma nägin su silmades kummalist sõra. Ja ka siis ma mõtlesin, et mul pole õigust vahele segada. Sest see oleks minu enda põhimõtete vastu. Tule sina minu juurde ja avama hing ja mõtted. Seda olen oodanud. Vaata, Saša. Mina olen alati teadnud, mida tahta. Inimestele haridust, teadmisi anda. Nende kõlbelisele arengule kaasa aidata. No miks sa kulmu kortsutad? Ja selle nimel olen ma elanud ja elan kuni surmani. Ma ootasin su tulekut. Ma siin Sibirskis ei ole ju mitte kellegagi rääkida. Anjal ei pääse ligi. Anja minuga vait. Olja ei mõista mitte midagi. Kodunud kooli, koolist koju ongi kogu elu. Ma tahtsin sinu käest küsida. Ole Olja. Oota, ema. Ma olen praegu kinni. Ma tahtsin sinu käest küsida. Volodja! No oota, ometi ma ei saa praegu. No seleta mulle ära. Mitte enne, kui sa ema ees vabandad. Mille eest? Kuidas sa praegu emaga käitusid? Meil oli ju tähtis jutuajamine. Ma vaatan, et sa oled üldse kuidagi ülbeks muutunud, üleolevaks. Varem isa ajal seda ei olnud. No ma tean, et kõik 16-aastased poisikesed peavad ennast täiesti täiskasvanud ja iseseisvateks inimesteks. Sa tuled Peterburist. Ütle, miks vaikitakse? Miks tammutakse paigal? Kas tõesti pole enam Narodna ja Volja taolisi salaühinguid? Kas mitte keegi julge enam nende jälgides minna nende eest kätte maksta? Pea meeles, Volodja. Pea meeles nagu ükskord ühte. Narodna ja Volja aeg on möödas. Lõplikult. Sinusugused inimesed peavad elama. Sinusugused inimesed kaunistavad elu. Sinusugused inimesed annavad elule mõtte. Teised, Saša. Las lähevad teised. Sa oled selleks liiga hea, et nii lihtsalt, nii odavalt. Sest mõtle sellele. Nad ju tapavad sinu. Nii nagu nad on tappunud sadu ja tuhandeid enne sind ja mitte keegi ei tea, missugune sa tegelikult olid. Teie oletegi naljaamas. Ja teil on naljatuju ja... No aga mis siin ikka kurvastada? Kapitalismi lõime ju puruks. Ja ainult puruks löödud kapitalismist söönuks ei saa. Nüüd hakkame sotsialismi ehitama. Te oskate või? Sotsialismi ehitada. No ega maailm päris ilma heade inimesteta ole. Eks mõni ikka ütle. Ja, häid inimesi on maailmas küll ja küll. Ma arvan, et kõik ei maksaks uskuda või kuidas? No eks me siis valikuliselt, keda usute teie, seda ka meie. See ei aita. Lenin on varem inimestes eksinud, eksib veel. Herman Küla fantastiliselt mängib Leninit, eks ole? Ma olen teiega täitsa päri. Teie kui ideeline kommunist jätte täiesti rahul selle osa tõlgendusega, eks ole? Kahtlemata. Ja mulle meeldis ausutades ka väga see tänase Eesti teatrikorüfee esimene arglik katsetus Lenini noorusest ja Kalliku katsetus nooruse teatris. See on ka kuidagi südamlik ja tõesti mulle tundub, et sellistest leninlikest väärtustest meie tänapäevase elus häranus jääb tõsiselt puudu.
No aga me elame teises ajas. Me saame Härra Annus, teie süda võiks küll selles mõttes rahul olla, et Eesti-Vene juulilepingud on ratifitseeritud ja see kuidagi oli teile meelepärane asi? No ma seda ütlesin ju kohe, et see niikuinii ratifitseeritakse. Miks te nii kindel olite sellest? Sellepärast, et kogu see tants ja kogu see näitamäng, Urmas ju tuletan meelde, kuidas nad sõlmiti. Mäletate, kui Meri pöördus Clintoni poole Riias, eks ole, et ole nüüd hea ja ole siis selleks vahekohtuniks. Ja kui vahekohtunik on, siis vahekohtunik ju nõuab ka oma manti. Ja siin ei saanudki teisiti olla ju. Me millegi pärast unustame selle seiga ära, kuidas me oma palvekirja Riias üle andsime. Miks me seda ei meelde? Nii et see oli juba siis, olid nad määratud ratifitseerimisel. Teisiti ei saanudki olla. Kui me Ameerikaks tõmbasime oma sellesse, ma ei tea, murumängudesse Toompeal või kuidas tahes ja nüüd äkki unustame selle ära. No oleme siis ikka ausad. Teie arvad, see oli see võlg nagu Ameerika ees? No minu meelest küll. Teisiti ma ei tõlgenda. Ja sellepärast ma olin ka nii surmkindel, et see nimme läheb nii ja mitte kuidagi teisiti. Härra Annus, no paljud teie soovidest ja unistustest on täitunud ja jumal tänatud. Tähendab, et on sellised inimesed, kellel läheb elus hästi ja et elu läheb just nii ja neid reilse pidi ja neid rööpaid pidi, nagu inimene seda soovib. Venemaal on nüüd kommunistid võimul. Teel võimule. Järgmine etapp on siis Nõukogude Liidu taastamine endistes piirides. Kas see tuleb või ei tule? Minu meelest see ei ole võimalik selleks, et seda taastada, peab olema ju see poliitiline jõud. Urmas, nimetage mulle Eestis see poliitiline jõud, kes viib rahva selle taastamisele. Seda ei ole ju praegu. Siin teie eesistuja Lembit Annus on ka Itaalia Partito Radicale liige. See on hoopis midagi muud. Härra Annus, aga tuletame meelde kõik need Eesti niinimetatud ausad kommunistid, keda oli vist partei parimatel päevadel 52 000. Kas mitte 110 000? Aga see oli koos vene rahvus, ma räägin Eesti rahvusest. Nii, 52 000 oli Eesti rahvusest. Kusagil üle 52 000. Kas te arvate, et need inimesed ei või kuidagi koonduda järsku ühe mütsi alla, kui tõesti raskeks andmiseks läheb? No selleks on vaja aega. Ja selleks on vaja. Kas te annate, härra Annus, lootust, et näiteks mul õnnestuks elu enne ära elada, kui see ühel heal päeval juhtub? Ma arvan küll. Sellepärast, et praegult teha midagi relvajõul, ma ei usu seda. Ma ei ole kunagi seda pooldanud, aga rahulikul teel selleks on vaja aega. Aga see nõuab ikka aastakümneid. Nii, härra Annus, ma saan teie elust praegu niimoodi aru, et üheaegselt, teil on arvutused hästi kõik õnnestunud, üheaegselt naudite te varakapitalismi vilju, raha saate Itaaliast, dollareid Moskvas saate kätte ja kõik see selle tulemuseks on see, et levitada kommunistlikku propagandat ja kommunistlikke ideid. Kas ma täna kordagi tarvitasin? Sõna kommunist Urmas tarvitate ju teie. Ma küsin ainult teie käest, härra Annus, et üldiselt selline paradoks on siiski juhtunud. Ei ole, sellepärast, et ma olen lojaalne, ma lihtsalt peegeldan seda, mida on ja kui siin ei ole kommunistlikke ideid, kuidas ma saan siis neid peegeldada? Ma saan ju peegeldada, eks ole, objektiivselt seda, mis meil on olemas. Aga öelge mulle, tähendab, selles mõttes on ka Pravda juhtkond nagu natukene pettunud, et ega siit eriti midagi, eriti suurt kala ei püüa praegu, jah? Aga ega Pravda ei ole ka enam see Pravda, keda teie ette kujutate. Ei ole, jah? Ei ole. Ta on hoopis ju teine, ta on siiski tsentristlik. Ta ei ole ühegi partei, Venemaa partei väljaandja. Ta ei ole kommunistliku partei väljaandja? Ei ole, ta ei ole. Ta ei kuulu ühelegi. Tänu Itaalia toetusele või Kreeka toetuse õigemini ta ju eksisteerib. No, härra Annus, tänast saadet on meil mitmel puhul läbinud Venemaa temaatika, meeldib see meile või ei. Paljud ütlevad, et seda on parem mitte üldse vaadata ja seda on parem mitte näidata ja pole vaja üldse rääkida ja on vaja teha nägu, et seda riiki ei eksisteerigi. See on nii, nagu minu kadunud onu Taanis saatis, ma ei tea, 20 aastat kirju ja mitte kunagi ei kirjutanud ümbriku peale Nõukogude Liit. Mitte iialgi, tähendab, tema jaoks seda riiki ei eksisteerinud. Härra Annus, mitmed teie tõekspidamised seoses Venemaaga ja teie ennustused on läinud täide. Keda te ennustate Venemaa presidendiks tuleva aasta kuumal suvel? Aga Urmas, kas te arvate, et presidendi valimised toimuvad? Ma arvan, et presidendi tooli jääb Jeltsin edasi. Neid valimisi ei toimu. Nii palju, kui ma olen rääkinud Moskva juhtivate politoloogid, tehakse ju kõik. Juba praegult Riigiduuma valimised näitasid, et presidendi valimised ei ole Jeltsinile kasulikud ega ka tema ümbruskonnale. Olgugi, et tema aega võib praegult iseloomustada Brežnevi 5 viimast aastat, mida mul oli ka au näha päris lähedalt. Härra Annus, kuidas teile tundub? Üldiselt vaatamata kõigele näib siiski nii ja tunnistate te seda või mitte, et
paremad päevad ja ilusamad ajad ka teie elus, nagu igas elus, saavad läbi. On see praegu nii? Ei, ma olen optimist. Te usute homsesse päeva? No ma usun, et homne päev on sama ilus, nagu ta on tänane, et Tallinnas on küllalt ilus lumine ilm, uus aasta tuleb ilusa lumega ja miks mitte, ma arvan siiski, et aeg paneb kõik asjad paika ja ma arvan, et asi ju liigub paremuse poole. On olemas selline luuletus, härra Annus, kui su süda rahvale ei tuksuks, kuidas elaksid. Kui ühel päeval enam poliitika teie teeneid ei vaja, mida te hakkaksite siis tegema? No esialgu ma teen ajakirjaniku tööd. Ja no eks ma arvan ikka üht-teist ikka leidun, mida ma oskan teha. Te olite partei parimatel päevadel väsimatu leninlase Karl Vaino abi. Kas teil on nüüd seltsimees Vainoga viimastel aastatel olnud mingeid kontakte? Urmas, ma olin ka see mees, kes selle abirollist ütles ju teatavasti ametlikult ise lahti. Kontakte ei mul ei ole. Ma viimati nägin teda NLKP 28. kongressi aeg, see oli juuli 90 ja peale selle ma ei ole kontakteerinud. Ma ei näe vajadust selleks. Kas teid Eestis kiusatakse ka mingil moel taga? Ei, ma ei ütleks seda. Võib-olla ebamugavust on tunda, aga inimesi on erinevaid ja ega siis ei saa pahaks panna, kui nad just sellised on. Ei saa ju olla kõik habemega, eks mina olen habemega, te olete ilma. No nii, et ma ei nimeta seda tagakiusamiseks. Härra Annus, ja viimane küsimus. Kui te peaksite nende ideede nimel, mille nimel te olete elanud, andma oma elu surema, oleksite te selleks ohvriks valmis? Kahtlemata. Ei, ma räägin tõsiselt. Ei, kas ma ei ole, ma olen ka kõike vastanud tõsiselt. Fantastiline. Härra Annus, mul oli äärmiselt meeldiv teiega kohtuda. Meeldiv oli teid jälle näha ekraanil teie elu ja teie tervise juures. Ja ma soovin teile, et teie unistused ja teie lootused täituksid. Võib-olla eeloleval aastal, selle sajandi jooksul, tuleval sajandil nii edasi. Aga ma tahaksin väga, et Eesti riigil ja rahval sellega midagi tegemist ei ole. Kas me leiaksime sellise kompromissi? Me leiaksime küll, et valitseks rahu. Jaa, rahu maa peal. Joome kõikide progressiivsete inimeste ja ausate kommunistide terviseks selle klaasi, härra Annus. Aitäh. Head aasta lõpu. Teile samuti.